Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvusel on mul abiks ka abipolitseinik Naatan Holman. Tema täna küll siin ei ole, aga ta on siis virtuaalselt oma kodus, nagu ma aru saan. Lootsin teda siia saada, aga täna ta on saanud lapsega kodus ja kuna lapsel on tervis natukene tagasihoidlik, siis seetõttu ta jäi ka koju. Muidu oleks saanud ka võib-olla siin last näha, võib-olla saame siis seal läbi kaamera võimalusel tema last ka seal näha. Kui ta tuleb pildile või kui ei tule, siis võib-olla ei näe. Aga täna ma hommikuks mõtlesin lugeda piiblist ühe väikse lõigu, kuna on selline aeg, selline nädal, kas nimetatakse vaikseks nädalaks, on erinevaid nimetusi, aga sellel nädalal on suur reede, kus siis üle maailma mõeldakse sellele, mida Jeesus meie eest on teinud, mida Jumal meie jaoks on teinud, et me saaksime suhte korda Jumalaga. Ja nii meil Eestis on siis reeglina vaba päev sellel suurel reedel, selle ristiretkel või ristipäeval, kui Jeesus risti löödi. Ja on roomlaste kirjas nõnda 5. peatükis, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usust saanud ligipääsuga sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Niisiis on meil usust võimalik saada Jumala ees õigeks, saada sellest armust osa, et Jumalaga suhe korda saada. Nii on siis usk Jumalasse väga vajalik ja oluline. Muidugi usk peaks väljenduma ka tegudes, mida piibel ka ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud. Ja siin ma mõtlesin sellisele raamatule nagu Nicky Campbelli Alfa raamat. Seal on üks vahva lugu ka, mis on seotud siis natuke tugevalt selle risti surmaga. On nõnda kirjas. 2 inimest käisid koos koolis ja ülikoolis ja nad olid lähedased sõbrad. Elu läks edasi ja nende teed läksid lahku. Nad kaotasid sideme. Üks neist edenes ja temast sai kohtunik, samal ajal kui teine langes ikka rohkem ja rohkem, kuni lõpetas kurjategijana. Ühel päeval toodi kurjategija kohtuniku ette. Ta oli sooritanud kuriteo, millest ta end süüdi tunnistas. Kohtunik tundis ära oma kunagise sõbra ning oli kimbatuses. Ta oli kohtunik ja pidi seega olema õiglane. Ta ei saanud jätta meest karistuseta. Teisest küljest ta ei soovinud seda meest karistada, sest ta armastas teda. Ta teatas, et määrab süüdlasele rahatrahvi karistuseks süüteo eest. See on õiglus. Siis tuli ta kohtujärjelt alla ja kirjutas tšeki trahvisumma katteks. Ta andis selle oma sõbrale öeldes, et maksab tema eest karistuse kandmiseks. See on armastus. Niisugune on pilt sellest, mida Jumal on teinud meie heaks. Oma õigluses mõistab ta meie üle kohut, sest me oleme süüdi. Ent siis meid armastades tuli ta alla Jeesuse Kristuse isikus ja kandis meie eest karistuse. Sel viisil on ta korraga õiglane. Nii ei luba ta süüdlasel jääda karistuseta, ega see, kes mõistab õigeks, võttes karistuse enda peale, võimaldab meil saada vabaks. Ta on nii meie kohtumõistja kui ka päästja. Niisiis Jumal on see, kes meie üle kohut mõistab ja ta on toonud ka päästa sellest kohtumõistmisest, kui me võtame Jeesuse Kristuse vastu. Selleks see Jeesus Kristus ka tuli surema, et meil oleks võimalus saada andeks meie eksimused. Siit edasi, nüüd saame laulda ka mõned laulud. Laul Loo mulle puhas süda. See on nagu laul sellest ka, et kui me oleme võtnud vastu Issand Jeesuse Kristus oma ellu ja saanud õigeks Jumala ees, siis me saame ka nagu puhta südame. Ja väga hea on elada puhta südamega, väga kerge. Loo mulle puhas süda, oo Jumal, ja uuenda mu sees kindel vaim. Loo mulle puhas süda, oo Jumal,
vaid. Loo mulle puhas süda, Jumal, ja uuenda mu sees kindel vaid. Ära heida mind oma palgessa, ära võta minu püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu sees ja su heameelne vaim toetagu mind. Ja valisin teiseks lauluks Mind vii kui ingli käel. Mind vii kui ingli käel, tule kanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käel, tule kanna koju mind siin. Mu ees laiub Jordan ja mida ma näen, tule kanna koju mind siin. Mul ingleid veas mul annavad käed, tule kanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käed, tule kanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käed, tule kanna koju mind siin. Sa ootad, et sa suur ja hea, tule kanna koju mind siin. Mu sõbrad seal ma saabun ka, tule kanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käed, tule kanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käed, tule kanna koju mind siin. Mu kauneim päev, mu õndsam tund, tule kanna koju mind siin. Armil ma puhtaks sain, tule kanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käed, tule kanna koju mind siin. Mind vii kui ingli käed, tule kanna koju mind siin. Nii, siuke ilus laul Jumala inglitest. Aga siit edasi jagab meile Naatan Holman sõna ja jääme Naatanit kuulama. Tere hommikust ka minu poolt. Minu tänane lugu pärineb raamatust Kujuteldamatu, mis on kirja pandud siis 2 USA ülikooli professori poolt. Ja see käsitleb siis erinevaid sügavaid teemasid sellest, et kas elu tähendab midagi enamat, kui me teame. Ja sellest raamatust ongi minu tänane lugu. Ja see räägib sellest, et kujutle, et kõnnid käsikäes oma armsa lapsega mööda kiirustava suurlinna tänavat. Kas sa näed neid autosid, mis meist mööda kihutavad, küsid sa? Ära mine sinnapoole. Kõnni koos minuga mööda kõnniteed. Nii ei satu see ohtu. Te lähete edasi, sammuta mööda kaubakärudest, põikate kõrvale pakke kandvatest inimestest, hüppate üle loikude ja siis möödute ühest kongi alusest. Kas näed seda käiku? Küsid sinnapoole osutades. Ära sinna mine. Seal võib olla ohtlikke inimesi. Selliseid, kes sulle haiget teevad. Püsi siin kõnniteel koos minuga. Edasi minnes laseb laps mitu korda su käest lahti, et minna ja vaadata poe aknaid või uudistada huvitavat putukat. Siis lendab teie lähedale üks lind ning laps laseb su käest lahti, et linnu juurde minna. Sa pead hetkeks peatuma, et lasta kastiga mehel mööduda. Samal ajal näed lindu kongi aluse poole hüplemas. Laps läheb talle järele. Oota, hüüad sa. Ära mine sinnapoole.
kuid jällegi pead peatuma, et lasta mööda jalgrattaga sõitev naine. Sa näed, kuidas linnuke kaob kongi alusesse, laps tihedalt kannul. Ei, karjud sa. Sa jooksed nii kiiresti kui võimalik kangialuse poole, aga last ei ole kusagil näha. Sa jooksed mööda pimedat käiku edasi ja hüüad lapse nime. Sa otsid teda iga prügikasti tagant, pöörad ümber iga kasti, logistad iga lukusust. Sa pöörad ümber järgmise nurga ja järsku kangestud, sest et sa näed oma last seismas selg vastu võrkaeda. Sinu ja lapse vahel on kamp kurikaelu. Üks neist patsutab käes pesapallikurikat. Teine klõpsutab noatera lahti ja kinni. Mees, kellel on käes ketijupp, astub lapse poole ja küsimus autoritelt on, mida sina teed? Käesolev lugu ei lõppe siin ära, vaid autorid annavad meile ka valikuvariandid. Esiteks sa võid pöörata selja ja minema kõndida, sest et lõppude lõpuks sa ju hoiatasid last, et ta ei läheks sinna. Teiseks sa võid kutsuda abi ja oodata, et näha, mis juhtuma hakkab. Kolmandaks sa võid karjuda kurikaeltele, et nad lapse rahule jätaksid ja loota, et sellest piisab. Või neljandaks siis joosta oma last päästma, isegi kui see peaks maksma sulle sinu enda elu. Ma arvan, et me keegi ei kahtle selles tehtavas valikus. Me oleme valmis riskima ja isegi oma elu andma, et päästa oma lapse oma. Kujutle seda hetke. Süda pekslemas, hirm ja armastus on korraga rinnus. Sa ei jää seisma, sa ei pööra selga. Sa ei jää ootama, vaid sa jooksed. Isegi kui see võib sulle kõik maksma minna. Sellepärast, et see on sinu laps. See pilt aitab meil puudutada midagi väga sügavat, mis avab tegelikult ka suure nädala sellise, kui võib öelda, saladuse. Piiblis öeldakse, et Jumal ei ole kauge ega ükskõikne. Ta on isa. Ja meie, isegi kui me eksime, isegi kui laseme lahti tema käest, siis läheme sinna, kuhu me tegelikult ei peaks minema, siis me oleme ikkagi tema lapsed. Ja vaikne nädal juhib meid just sellesse hetke, et inimene läheb oma päi. Nagu see laps siin loos. Uudisimu, tähelepanu hajumine, tahtlik oma tee valik. Me kõik tunneme selle ära. Me teame, mida tähendab Jumalale selja pööramine ja patuse maailma eelistamine. Me teame, mis tähendab isa käest lahti laskmine. Minna oma rada, ignoreerida hoiatust ja arvata, et me saame ise hakkama. Ja siis oht, pimedus, patt, hirm. Suur reede kuulutab meile, et Jumal ei jäänud pealtvaatajaks. Ta ei öelnud, et ma ju hoiatasin sind. Ta ei jäänud kaugelt vaatama ja lihtsalt ootama, et mis juhtub. Ja samamoodi tema ei piirdunud hüüdmisega. Tema tuli ise. Jeesus Kristus ongi Jumal, kes astus meie sinna pimedasse kangi alusesse. Ta jooksis meie poole otse ohu keskele ja mitte lihtsalt riskides, vaid teadlikult andes oma elu. Rist ei ole juhus, see on isa süda. Ja see on vastus küsimusele, mida teeb armastus, kui laps on ohus. Ta annab kõik. Ja sellel nädalal ma julgustan sind hetkeks peatuma ja küsima, kus olen mina lasknud Jumala käest lahti? Või millisesse pimedasse käiku olen mina läinud? Kas ma usun, et ta ikka veel otsib mind? Sest evangeelium on lihtne ja samas ka vapustav. Jumal otsib, Jumal tuleb, tema päästab.
initsiatiiv on alati Jumala poolel. Jumal otsib meid. Ja võib-olla tänase hommikupalve võibki olla just see. Issand, mina olen olnud see laps, kes läheb oma teed. Aga sina oled see isa, kes ei jäta ja ei hülga. Et aita mul täna jälle võtta kinni sinu käest ja käia koos sinuga. Selles usalduses ja alanduses ja rahus. Aamen. Hea on püsida Jumala taevas isa ligi. See on turvaline. Hea, kui lapsed ka meil on lähedal, siis on neil ka turvaline. Mul endal on 5 last, vanem laps ja järgmine on juba sellises vanuses, 8 ja 6 aastane, et nemad niimoodi uitama hoovi piirkonnast ei lähe kaugemale oma pealt ja kõige väiksem on veel nii väike, et tema jalad veel ei kanna, et ta saaks minna. Aga seal 2 tükki nendega on see risk olemas, et nad lähevad niimoodi uitama ka aiast väljapoole. Meil kodus Tapal siis aeda ümber kodul ei ole. Tahaks, et oleks, aga ei ole. Ja on ikka juhtunud, et mõni laps läheb aia piirkonnast välja ja siis me avastame, et ei ole siin lähedal, kodu lähedal, siis oleme otsinud südamevaluga ja oleme siis piirkonnas siis kvartalist leidnud. Aga tohutu kergendus on, kui oleme siis lapse üles leidnud. On ka juhtunud natuke raskemad olukordi, et on ühes teises kohas, et laps on siis olnud autotee peal ja siis tuleb autojuht tuleb siis majja sisse, ütleb, et kas te teate, kus teie laps praegu oli? Ja siis antakse laps meile tagasi. Aga eks aja jooksul tuleb ka lastel teadlikkus, et ei ole turvaline minna teatud kohtadesse või eemale kodust. Aga kui on jälle pere koos, on südamel rahu ja on tohutu kergendustunne. Ja nii ka Jumalaga on hetki, kui me oleme Jumalast väga kaugel, siis meil võib olla süda väga rahutu ja võib süda väga raskeks minna. Selleks on Jumal andnud siis oma poja, et me saaksime selle suhte korda, saaks südame rahu Jumalaga. Ja nüüd ka laulame laulu Oma rahu annan teile. Jumalal on meile rahu anda, eriti kui me saame selle suhte korda Jumalaga. Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei ma või rahu anda, oma rahu jätan ma, oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma, ei ma või rahu anda, oma rahu jätan ma. Nüüd saame ühiselt paluda meie isa palve ja jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi ka Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.